Tere tulemast vaatama Tudeng TV uudistesaadet ja imeilusat detsembrikuu algust. Rauno, muide, kas sul on kingiideed olemas? Kui aus olla, siis tegelikult ei ole. Aga täna on väga hea võimalus, sest meil on stuudiokülaliseks inimene, kellel on kuhjaga neid ideid. Vaatuge juhus, sest huvitavaid teemasid on veel teisigi. Heidame neile kiire pilgu. Mida arvavad tallinlased plaanitavast alkoholi müügikeelust? Õpime ise jõulupinki meisterdama. Kohtume seltsimees Puuga. Kudu esitab rallisõidus väljakutse Norman Salumäele. Tallinna linnavalitsus planeerib uuest aastast uut seaduse muudatust, millega keelustatakse pühapäeviti alkoholimüük. Meie reporter käis Tallinna tänavatel uurimas, mida linlased sellest keelust arvavad. Tere! Tallinna linnavalitsus kavatseb tuleva aasta märtsikuust kehtestada alkoholimüügi keelu pühapäeviti ning tallinlased peavad ilmselt hakkama endale Helsingist joogipoolist ostmas käima. Uurime, kuidas suhtuvad sellesse linnakodanikud. Kas teie arvate, et pühapäevane alkoholimüügi keeld muudaks Eesti elu paremaks? No, seda ma ei saa täpselt öelda veel. Paremaks. Ausalt ütlen, ei usu. Ei usu. No. Mina arvan, et seal ei oleks mitte mingisugust mõtet täpselt. Sellepärast, et... Kes see sul ikka pühapäeval joob? Jaa, kes see küll ikka pühapäeval joob ja... Ma ei tea. Minu jaoks on see nagu täiesti mõttetu. Mõttetu, jah. Kuramus, ma just sõin ühe õllega. Jama küll, jah. See päev on normaalne, pühapäeval ma ei oska öelda, ma ei tea. Ma usun, et on vaja müüda selle pärast teised müüda. Kas teie arvate, et pühapäevane alkoholimüügi keeld muudab Eesti elu paremaks? Muidugi olen nõus. Sellepärast, et kui alkoholijoogid ei ole nii kerge kättesaadavalt tavaliselt, siis ma arvan, et vähem hulk inimesi hakkab neid kasutama, et siis meie seltskonna kultuur muudab ikka paremaks. Ma olen internetis seda lugenud ja pooldan, ma elan Rootsis, nii et seal pühapäeval mitte kindlasti keegi ei saa kätte. Pooldan. Well, I don't know, I haven't lived in that kind of country. I have been in Sweden once and it was quite annoying when you can't get alcohol after 6 o'clock or on Sundays, like, you know. I'm actually from Tartu, so one way or another, people are always going to get booze from somewhere. Doesn't matter where you put restrictions or not. I don't know. I personally don't care, but I mean... Et kes tahab, kellel on sünnipäevad või midagi, nemad võivad natukene varem osta. Aga niisama, ma ei tea, meil liiga palju juuakse. Näib, et tallinlane suhtub uude keeluseadusesse leigelt. Ent mis tegelikult juhtuma hakkab, näeme me alles tuleva aasta märtsis. Seniks aga... Minu külaliseks on projekti sel aastal teeme jõulupingid ise üks loojatest Helena Hain. Tere tulemast! Tere! Sa oled ühe äärmiselt armsa ja kiirelt edukaks saanud projekti loojatest, et sel aastal teeme jõulupingid ise blogi. Sai alguse, ma tean, 26. oktoobril ja kogus 5 päevaga üle 4000 fänni. Et kust see põnev idee alguse sai? See sai meile alguse, siis ütleme meil just sellepärast, et lisaks minule meie projektis veel 3 tüdrukut. Kai, Eliise ja Liina. See idee sai meil alguse meie loengus, e-turunduse loengus. Õpime koos Tartu Ülikoolis ja selle loengu raames saime sellise lähteülesande, et semestri jooksul peaksime tegema ühe projekti, kus siis turundame veebi kaudu midagi, mille me saame ise valida. Ja siis me mõtlesimegi, et mis see võiks olla ja mõtlesime, et aga teeme sellise algatuse. Et meile endale see teema meeldib ja võib-olla meeldib teistele ka. Väga põnev. Aga sul on kaasas ka meil täna üks idee, nagu ma näen, mida me saame kohe hakata meisterdama. Et räägi lähemalt, mis sa kaasa võtsid? Ma räägin kohe lähemalt, et kõigepealt seda tasub kindlasti meeles pidada, et ega me ise ei ole käsitöölised igapäevaselt, et me oleme ka tudengid, me õpime täiskohaga ja töötame täiskohaga ja üldse mitte käsitöö vallas. Ja mõtlesingi kaasa midagi sellist, mis oleks nõnda lihtne, et me saaksime ta siin ära teha
ja midagi sellist, mis tegelikult on ka meie fännidele meeldinud meie blogi ja Facebooki järgi, et me oleme kasutanud väga mitmel korral purkide ideid ehk et purk, mida saab ise ära kaunistada, mis on alati kodus tegelikult olemas, sest vanaema annab igasugused muuse ja asju ja kompotte ja need jäävad alati üle. Neid saab osta poest ju ka. Ja selline ilus ära kaunistatud purk, et siia võib ju panna ise tehtud näiteks müslit sisse. Siia võib ise teha mingisuguse toreda kreemi sisse, et sina tead ju oma sõpru kõige paremini, tead, mis kreem neile võib sobida. Absoluutselt, see on hea idee. Et võtamegi ja proovime siis täna ära kaunistada ühe purgi lihtsate vahenditega ja paneme siis midagi magusat ka sinna sisse. Aga kuidas ma näiteks nüüd kohe aidata saaksin, et räägiks kiirelt ära, kuidas see nagu samm-sammult käib? Vaataja ka teaks, et kõigepealt on siis purke vaja, on ju. Mis sa siin veel oled varunud? Võtsin erinevaid vaelu ja just vaelu ja linte kaasa ja pitsi kaasa. Siis nende kinnitamiseks võtsin kuumaliimi püstoli ja PVA-liimi ja veel pulgaliimi ka, et kaunistame kuidagi nende paeltega näiteks selle ära ja kasutame siis veel siit pärleid, selliseid pärleid igasuguseid võtsin ka kaasa, et neid võime näiteks siia kaane peale panna või siis lindi peale siia ümber. Ja selleks, et see põltsamaa siin välja paistma ei jääks ja see gaas siin näiteks liiga tühi ei oleks, siis teeme sellise ilusa kaunistuse siia peale ka. Siia võib näiteks purgisoja nimi tulla. Aga ma kiirelt küsin veel, et kust te neid ideid ammutate, et mida te ka blogisse ja Facebooki, Instagrami postitate, et kust te ise ammutate ideid? Täitsa erinevatest kohtadest selle poolest, et guugeldame, Pinterestist otsime. Mõned ideed, mis ma olen ise ka postitanud, on sellised asjad, mis ma olen ise kingiks saanud. Ja kasutad kohe ka ideed ära. Ja fännid saadavad meile muiduks ka. Et see on hästi tore, et me oleme teinud sellise ühe mängu ka, kus nad peavad saama ideid ja nad on omaalgatuslikult ka saatnud ise. Et see on hästi lahe, sealt tulevad mõtted. Super. Aga meie jääme siia meisterdama ja vaatame, kes on Rauno külalisteks täna. Minuga on nüüd mitte ainult ühe, vaid ka 2 laua taga täpsemalt Madis Sulg ja Argo Ingver, kes on välja mõelnud ühe päris omamoodi lauamängu, mille nimeks on Seltsimees Puu Eestit vallutamas. Tere Argo ja tere Madis. Tere. Kuna ma ei suuda oodata, et küsimustega võid ma kohe mängima hakata, siis alustaks kõigepealt mänguga, et mis meil siin nüüd mängus toimuma hakkab, Argo? Mängus hakkab nüüd niimoodi toimuma, et alustame kõik, võtame oma nupud, Madis ma võtan punase. Lähen ikka algusesse. Ja nüüd veeretame kõiki täringud korraga, et siis järjekord paika panna. Mina sain nüüd siis 4, palun. Sa said 4, ma veeretan. Ma sain vist 6. Nii. Ja, Madis sai siis 8 täpselt. Madis alustab nüüd ja siis teeme siis Rauno, mina. Olgu. Nii, eks siis kõigepealt oli järjekorra määramine. Nüüd mina valin ühe kaardi, milleks on näiteks Rootsist appi tulnud sõdurid lehvitavad vikerkaare lippe. Sina mõtled, mis see võiks olla? No ma mõtlen, et see on väga huvitav tegu neist, aga olgu. Nii. Ja nagu ma aru saan, et siis ma pean nüüd mõtlema, et mitu punkti see kaart väärt võiks olla. Selge. Ma pakun, et 1. Või ma... Enda peas mõtled selle. Okay. Ja nüüd selle järgi valid enda kaardi. Nii. Ja loed esimese poole. Seltsimees Puu kirjutab koolidele uued ajalooõpikud. Nii, ja nüüd Argo. Seltsimees Puu suurendab märkimisväärselt luurelendude hulka. Nii. Nüüd veeretame kõik täringud ära. Igal ühe peab üks täring olema. Tegelikult täringu veeretamine toimub isegi enne kaartide lugemist, aga teeme nüüd selle esimesel korral siis tagantjärgi ära. Nii. Mis juhtus? Ma sain 2. Sain 2. Mina sain 1. Nüüd mina loen teise poole ette, et teada anda siis, et mis tagajärg sellel kaardil tegelikult on ja siis annan ka teada, et kas pluss või miinuspunktid siis see kaart annab. Ja mul oli siis rootslased lehvitavad vikerkaare lippe, vastased ei võta neid tõsiselt ja suruvad veel jõulisemalt. Ehk siis mulle -2. Kuna mul täringul on 1, siis kokku mu skoor -1. Selge, siis sa vist ei liigu. Sina loed ka nüüd veel. Nii, mina lugesin, et Seltsimees Puu kirjutab koolidele uued ajalooõpikud, koolidel ei ole uute õpikute jaoks raha ja kõik jätkub vanaviisi.
millest ma saan vist, on kirjas +1 ehk siis kokku 3. Jah. Täpselt nii. Ja siis mina loen viimase ette, et ma sain sealt 2 ja praegu siis on, et suurendatakse luurelendude hulka ja seltsimees Puu enda võitlejad lasevad segaduses alla 3 oma lennukit, mis on +3 ja kokkuvõttes tuleb mul 5. Nii et siis lõppskoor esimeses voorus oli siis, mina sain esimese koha, liigume siis, oli ma roheline vist, jah? 1, 2. Sina said teise koha, sa liigud nüüd ühe võrra edasi. Selge. Ja see, et kui palju edasi liigutakse, on meil ära märgitud reeglite lehel, et kui me mängime 3-kesti, liigubki ainult 2 inimest edasi, esimene koht. 2 koha võrra nagu Argo liikus ja teine koht siis 1 koha võrra nagu Rauno liikus. Nii. Nüüd ma saan aru, et mäng läheb edasi. Kaarte ei võta veel. Kaarte võetakse siis, kui on 2 kaarti endal käes. Ehk iga 3 vooru tagant. Et oleks veidike seda hetke, et sa kasutaksid ka neid halbu kaarte ära, et muidu jätad ainult alati need halvad kaardid kätte. Ja nüüd veeretame kõik uuesti. Kõik 3 kaarti või nüüd on ainult 1 kaart? Nüüd on mis? Et kas said 1 täring või? Nüüd on 1 täring. See 3 täringut on lihtsalt selle algse määramise järgi. Nüüd sain 2, 2, 1 ja nüüd alustan mina lugemist, kuna mina on esimesel kohal. Sina teisel kohal, sina kuulad nüüd minu teksti ja siis sealt lähed edasi. Ma siin vahepeal, võid rääkida, ma siin vahepeal siis küsin Madiselt, et no selline mäng on ju, võiks öelda, et isegi päris huvitav, et miks just selline temaatika lauamängu jaoks, mida tavaliselt võiks mängida ema, isa ja pere koos. Ehk see Argo ja siis tegelikult meil on meeskonnas veel üks väga hea sõber, kellega me oleme juba aastaid käinud koos lauamänge mängimas ja sealt tuligi see idee, et teha oma enda lauamäng ja see, et mis see lauamäng täpselt oli, tuligi tegelikult meie 3. liikmel, Taavil, keda kahjuks täna siin ei ole, aga see idee tuli kevadel ja me olemegi nüüd alates kevadest sellega tegelenud. Suvel natukene vähem, kuna igaüks oli Tartust eemal, aga nüüd, kui sügisel jälle kokku saime, siis oleme edasi tegelenud. Aga see idee tuli NATO konverentsilt, mis toimus nüüd kevadel. Ja kui NATO konverents ära toimus, siis kõik, kes seal osalesid, rääkisid kelleski müstilisest Mr. Puust. Ja sealt tuli ka siis idee, mille peale me tulime. Ja kuna kevadel hakkas ka see Ukrainas kogu see möll pihta ja sealt nagu läkski järjest mõte edasi, et tehagi mingi lauamäng, kus on kirjas kaartidel erinevad päevakajalised teemad ja siis need nii-öelda sarkasmiga kirja pandud, ehk siis tehagi üks humoorikas seltskonnamäng. Nii et teil ei ole mingit siseinfot, et varsti äkki võib juhtuda midagi? Ei, meil siseinfot ei ole. Et proovida läbi juba, kuidas mäng käib? Ei, pigem jah, et näiteks Delfis oli üks postitus selle kohta, et tegemist on okupatsioonimänguga, et ei, tegemist ei ole okupatsioonimänguga, pigem on just vastupidi, et Eesti vabastamismänguga ja mänguloogika ise me oleme proovinud teha võimalikult lihtsa, põhirõhk ongi siis tegelikult nagu nendel kaartidel. Olgu, aga siis Argo, me segasime nüüd su korda, et saad jätkata. Jätkame siis, jah. Loen see esimese poole ette. Seltsimees Puu suhted Hiinaga halvenevad. Olgu. Nii. Rauno loeb järgmine. Soome saadab NATOga liitumise asemel koostööavalduse seltsimees Puule. Nii. Ja mul on, et Läti saadab kogu oma tangiväe sulle appi. No, teades, et Lätis on ainult 1 tank, siis ma arvan, et sealt vist väga palju punkte ei tule. No jah, siin ongi see, et need, kes natukenegi on uudiseid lugenud, need oskavad ennetada. Selleks, et sa panid täpselt 10 praegu, et see, mis mul siin kirjas on. Aga et näed, kui sa oled natukenegi meediat lugenud, meie oma kaartide puhul ei ole ainult Eesti meediat lugenud, ka alates Russian Today's kuni BBC uudisteni välja. Ja näiteks siin hea näide ongi, et paar nädalat tagasi oli Pealtnägijas üks uudis selles, kuidas Eesti lapsi saadetakse Venemaale koonduslaagrisse. Meil oli näiteks see kaart juba olemas 2 kuud tagasi. See on siin kaardipakis olemas ka. Nüüd, kui ta trükis on välja trükituna, siis see on eriti tõestuseks. Aga et jah, et me oleme lugenud mitte ainult Eesti meediat kui ka välismaa oma ja 165 kaarti see näitab. Ja. Aga siis käime siis käigu ära vist. Kõik lugesid esimene pool ära, siis on... Mina siis alustan, et Hiinaga siis suhted halvenevad. Kas uuesti ei pidanud? Ei. Nüüd ma loen teise osa ette.
ja siis ta kutsub endale appi Tallinna linnapea, kes õpetab, kuidas idanaabriga suhteid hoida. Ning minul hetkel on siis kokku 0. Ja sina jääd siis koha peale? See, vaatame kohe. Minu all oli, et Soome saadab NATO-ga liitumise asemel koostööavalduse seltsimees Puule. Ebaõnnestunud margivaliku tõttu ei jõua avaldus seltsimees Puuni. Ja see on +1. Selle taust on see, et Soome päris ka tuli siukeste eriliste markidega välja ja siis nad testi mõttes saatsidki 3 kirja Moskvasse ja neist kohale jõudis ainult 1. Need olid siis need homotemaatilised margid ja sealt tuli siis kaardi idee ka. Selge. Ja mul oli siis Läti saada appi oma tangiväe, milleks siis oli 1 tank ja sa istud nende ainsasse tanki ja liigud jõudsalt edasi. Ehk siis mul on ainult +1. Selge. Ehk siis mul on kokku 3. Mul 2 ja Argo sai 0. Ehk siis mina liigun 2 kohta edasi. 1, 2. Mina liigun 1. Ja nüüd hakkab jälle otsast peale. No nähes, et mäng võtab oma jagu aega koha peal ka muidugi vestlust arendada, ja ma loodan, et te saate oma nüüd selle hooaja projektiga lõpule ja saate mängu korralikult tegema hakata. Et see on väga põnev mäng ja ma soovin teile poisid ainult edu ja aitäh, et tulite. Meie enda reporter Kudu aga on ka veits mänguline olnud vaheta siin viimasel ajal ja nimelt on ta oma uues väljakutses kutsunud vaibale Norman Salumäe. Ja lähmegi vaatame nüüd, kuidas tal seal läks. See virtuaalne rada on üsna keeruline raja peal püsida. Aga täna me teeme challenge'it Normaniga ja me sõidame täpselt seda sama rada, mida ma sõitsin just siin arvutis. Aga me sõidame seda päriselt. No nii, rajal käidud. Kui suur rallimees sa ise oled? Autoga sõidan, aga ega ma selline kogemus oli mul esmakordne. Alguses oli kõik väga teistmoodi, natuke ängistav, natuke selline rihmad olid kuidagi tõmbasid siin tooli sisse ja siis teistmoodi oli, väga teistmoodi. Ma kartsin, et ma kuidagi ei ela sisse sellesse, aga siis kui esimene ring oli, tegelikult kui ma juba gaasile vajutasin, siis ma pärast seda enam ei mõelnud mitte millelegi, kõik oli nagu üliloomulik, kõik oli lahe. Väga hea, mis sa muidu teed? Muidu käin koolis, samuti tegelesin siin vahepeal
paari muusikalise projektiga, paari lavastusega. Ja praegu ma naudin detsembrit ja kavatsen muusikat kirjutada. Aga meie tulemused rajalt. Siit tuleb kindlasti midagi väga. Siit tuleb kindlasti midagi väga. Kõik rallihuvilised nagu. Kõik rallihuvilised kuulake nüüd. Esimene sõit, teine sõit. Vaata, mis meil on siin? Vaata, ma panin crash'i on ju. Aga mul on ikka sama aeg mõlemal ringil. Väga hea. Ma olen rahul, õnnelik sellega. Minu aeg on siin parem on 2.43 ja sul on 2.53. Nii et 10 sekundit ma olin kiirem. Olid küll, jah. Tulge siia Laitsesse ja ma arvan, et üks iga inimene, kes nagu vähegi midagi on autode lähedal viibinud, peaks ikkagi ära käima, sest see Adreka-laks on päris hea. See on tõesti müstiline, sest et alguses, kui te helistasite mulle, esiteks ma ütlesin kohe kindla ja loomulikult ära. Muidugi hinges oli meeletu kõhklus. Kas ma nagu, kuidas ma siia tulen ja et me igapäevaselt ju manuaaliga ei sõida, oletades, et siin sõidetakse manuaalidega. Aga kohe, kui sa istud selle autorooli, muidugi hirm on suur, eriti selle ees, et kui peaks käima kuskil seinas korra ära, et mis siis juhtub, eks ole. Aga kui hakkad sõitma ja kui sa oled 2 ringi ära sõitnud, siis see 3. on juba siuke, et sa nagu oled nii fanaatiliselt selle asja sees, et see on seda väärt. See on absoluutselt seda väärt. See on nagu, see oleks nagu sõidaks kõige hullema selle Ameerika mägedega nagu, ja siis pärast oled nagu siuke väike laps ja absoluutselt nii oligi. Mul ei ole praegu veel siin, ma tahaks minna veel, lähme veel. Jaa, lähme teeme veel tiiru. Teeme veel. Teeme veel tiiru, jah. Lähme teeme, jah. Ja me oleme tagasi siin meisterdamislaua juures. Vaata, Rauno. Vaata kätetööd. Me saime sellised purgid. Väga lahe. Panime pärleid peale liimipüstoliga, siis neid paelakesi võib erinevaid kasutada. Katame selle märgi ära ja siis panime kommid kas ma võin ise äkki seda joonistada, seda märki? Ja palun, siin on mildiklaid. Sa võid teha midagi siin. Mina näiteks tahaks sellist asja küsida, et mis te arvate, miks teil see projekt nii edukaks osutus? Oskasite seda ette näha? Ei, seda ei osanud tegelikult sellepärast, et me planeerisime, et selle kursuse lõpuks ehk jaanuari lõpuks võiks meil olla 300 fänni. Ja kui meil 5 päevaga 3000 sai täis, et siis me olime ikka väga üllatunud. Aga me arutasime ka seda ja me arvame, et see mõte võib-olla lihtsalt on nii haarav. Ja isegi kui see mõte juba jõuab inimeseni, ja ta natuke mõtleb enne, kui ta läheb ja võtab poeletilt kiiresti selle väikse julla või mingisuguse küünla selle asemel, et mõelda natuke ise midagi teha, siis tegelikult ongi meie projekti eesmärk juba täidetud. Muidugi, aga kas on mingid ideed rohkem populaarsemad, vähem populaarsemad, et mis te ise olete nagu välja sõelunud? Me oleme vaadanud külastatavust ja selle järgi proovinud vaadata, et missugused siis ideed on populaarsemad. Pluss me oleme vaadanud tagantjärgi ka, et missuguste postituste juurde näiteks tullakse ikkagi uuesti tagasi. Et näiteks üks selline on ise tehtud jääküünalde postitus. Et seda on hästi palju vaadatud ja seda tasub kindlasti vaadata. Ja üks veel selline populaarne, mis oli päris alguses meil tehtud ja kuhu tullakse kogu aeg tagasi, on samasugune purgiidee, aga siia sisse kommide asemel on pandud väikesed lubaduste lipikud. Mulle meeldib see idee, ma olen isegi teinud seda. Saad Raunole teha, et lubaduse, et näed, et järgmine kord saates teen nii ja nii. Siis ta võtab selle välja, et no nii. Et jah, sellist asja näiteks. Aga mis selle lehekülje nimi täpselt on, selle blogi pealkiri? Blogi aadress on teisekingitus.blogspot.com ja Facebookis saab meid jälgida siis sel aastal teen jõulukingid ise aadressil. Ja seda ma olen ise külastanud ka. Mina küsin nüüd väikse mehe eest seisukohalt, et kas nagu peab tegema ainult selliseid väga nunnusi asju või on ka midagi sellist, mis on nagu hästi karm ja mehine? No me oleme ikka selle peale mõelnud ka, et ei saa ikka väga ühekülgeks seda ette, et kuigi me toonitame ka oma blogis, et alkohol on tervisele väga kahjulik, oleme me seal jaganud huvitavaid liköörinippe, mis võib olla huvitavad mehi rohkem.
ja siis on meil needsamad lubaduste purgid näiteks ongi meestele olid suunatud tookord postituses, et mida veel tahaks üks tütarlaps oma noormehelt, kui saada sellist lubaduste purgit. Jah, et pesen nõud ära ja koristan toa ära ja et jah, ikka mõned nipid küll. Aga kui jõulud läbi saavad, siis kuidas projekt edasi läheb? See on praegu veel üllatus, et meil on fännide jaoks mõeldud, kuidas me teeme, et aga see tuleb siis nagu pärast jõule ilmseks. Praegu peal postitusi jagub ja sellepärast muretsema ei pea. Väga vahva, aga aitäh Helena saatest tulemast ja tore kingi idee oli. Ma lõpetan pärast, aga. Ja selline oli meie esimene jõuluko saade. Ja meie saate ikkagi jälgida ka Facebookis, Instagramis ja vaadake meid ikka jälle. Nägemiseni. Kohtumiseni. Nii, mis see kirjutas? Ma tahan näha. No, ei vaata.